seda, kuidas laguneb õllevaht. Et see on ise suhteliselt lihtne eksperiment. Aga enamast ongi, et need eksperimendid, mis koolis tehakse õpitualiseerimiseks, ongi väga lihtsad. Aga oluline osa on ka igal eksperimendil andmete analüüs. Ja siis ongi, et see eksperiment ise on lihtne, aga tuleb kohanema, on vaja mõõtmine teha ajas. Aga pärast edasi see andmete analüüs on seal tunduvalt keeruline. Et kui nüüd teooriat juurde rääkida, siis see lagunemine toimub esimest järgreaktsiooni kiirusega, et seal on logaritmiline lagunemine. Ja see ongi, kui graafik teha, siis nagu, et see lihtsalt lagunemist mõõta ajas, me saame kõvera graafiku. Et siin on näha, et see graafik tuleb kõver, et ta ei ole lineaarne. Aga füüsikas ega matemaatikas on palju lihtsam analüüsida andmeid ja vaadata nagu seoseid, kui me saame mingit pidi lineaarse seose. Et siis tuleb lihtsalt nüüd andmed analüüsil muuta need andmeid nii, et me saakme lineaarse seose. Et ma näitan ära nagu lihtsa eksperimendi näol, et õllevahu lagunemisel, et kuidas need andmeid analüüsides saame lineaarse seose. Ehk me seome ära füüsika nagu lihtsa katse nagu keerulise matemaatikaga. Ja tavaliselt lisaks sellele, mis nüüd juurde tuleb, on see, et mis õpilastel valmistab probleeme, on andmete analüüsimine arvutis. Et nad oskavad küll andmed seal liita lahutada, aga teha graafikuid ja sealt nagu keerulisemaid analüüsi teha andmetega on veel problemaatiline. Et selle katsega saab ka veel nagu Exceli kasutuse nagu õpilastele juurde panna, mis võimaldab veel nagu arvutiõpetust siduda füüsikakatse juurde.